Mida tähendab veritsushaigus sinu jaoks? No, eks ta elu kvaliteedi piirab koledasti, et võtab järjest liigesed kangemaks järjest ja ei saa enam liikuda ja ei saa asju töid teha kõike, mis ma tahan. Kuidas mõjutab veritsushaigus sinu elu? No, eks ta see ongi see mõjutamine praktiliselt, et ma ei saa, nagu ma vanasti ronisin ükskõik kus kohta üles ja tegin kõik, mis ära, mis tahtsin ja sõitsin jalgratast ja asjadega, nüüd ei saa enam lihtsalt. Et ainult autod ja asjad jäävad veel, nagu öeldakse, millega saab liikuda. Ja needki on natuke kohandatud. Kuidas leidsid hemofiiliaühingu? Siin mäletagi enam seda täpselt seda päeva, aga igas ükskord sai siin nagu selle ühingusse tulnud. Kunagi oli, Tartus oli üks Ade nimeline doktor oli see siis nagu hakkas seda asja ajama, siis me sattusin ka sinna sellesse ühingusse ja seda kaudu must tuli 90 aastatel. Sa oled ka kohe esimesest aastast? Jah, ma olen jah. Milliseid võimalusi ühing on sulle andnud ja annab ka edaspidi? No, eks ta natukene informatsiooni ja tarkust ja kõike saab siit juurde, nagu öeldakse. Ja koos käimise lõbu natuke. Mida saavad ühingule pakkuda uued liikmed, kellel puudub varasem kogemus selle valdkonna ühistes tegevustes? No, eks nad oma poolt toovad nagu noorti värsket verd ja siis vanad just natuke tarkust ise teevad oma tarkust jälle ja nagu seda tänapäeva tehnika värki ja muud asju.